Nii, tere ka minu poolt, et olen Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige ja teen sellise väikese sissejuhatava ettekande konverentsile, sest just külaliikumine on see, kes on konverentsi ellu kutsunud. Ja võib-olla ka paari sõnaga põhjendan, et kuidas see siis nii on läinud, et konverents, mis väga suurel määral on suunatud just omavalitsustele, et kuidas see külaliikumine siin mängu tuli ja kas me mitte oma liistudest ei eemaldu. Aga pean ka kohe ütlema, et külaliikumine on organisatsioon, millel on 24-aastane kogemus ja tegelikult meie põhifookus on ju olnud sellel, et võimestada külakogukondi, anda uusi oskusi, tarkusi külade eestvedajatele, aga anda ka küladele hääl, rääkida nende nimel ja üleüldse tõsta pjedestaalile maa- ja külaelu väärtused. Et me oleme huvikaitse- ja arendusorganisatsioon, aga meie kogemus on olnud ka see või selline tõdemus, et tegelikult kui me nüüd jätame kõrvale külakogukondade aktiivsuse, mis on kõige võib-olla olulisem aspekt, siis külakogukondade heaolu eelkõige sõltub sellest, milline on suhtlus, suhe, koostöö kohaliku omavalitsusega. Ja seetõttu oleme me võtnud üheks oma strateegiliseks eesmärgiks just kõnetada kohalikke omavalitsusi ja tegelikult ka toetada kogukondi selles, et tekiks hea dialoog, et tekiks hea koostöö kummagi osapoole vahel, sest ma usun, et sedasama mõtet väljendasid ka mõlemad ministrid, et kõige parem tulemus tuleb siis, kui need kaks osapoolt teevad head konstruktiivset koostööd, ükskõik kui raske see esialgu võib tunduda, et need kaks erinevat mõtteviisi kokku sobitada. Aga ükski suurem tegu ei saa toimuda ilma selleta, et meil oleks rahastaja ja antud juhul me seda konverentsi peame tänu sellele, et meie rahastajaks on aktiivsete kodanike fond, kuhu on tegelikult õla alla pannud sellised riigid nagu Island, Liechtenstein ja Norra, kes ilmselt peavad sellist demokraatiat ja kodanike aktiivsust oluliseks ja Avatud Eesti fond on see, kes on vahendanud aktiivsete kodanike fondi rahastust ja me kuskil aasta tagasi alustasime sellist projekti, millele panime uhke nime Õmblusteta maaühiskonna programm, vihjates natuke ka siis presidendi sõnadele, et õmblusteta ühiskond ehk just nimelt see harmooniline koostöö, kus igaüks tunnetab oma rolli ja igaüks saab panustada eduloosse oma piirkonna arengus. Ja selle raames oleme me 1,2 veel teinud, mis annab ka natukene sellise baasi ja aluse tänasele dialoogile. Et võib-olla kõige rohkem nagu ma väärtustan selles projektis seda võimalust, et me oleme teada saanud, milline on see seis täna läbi sellise külaliikumise kaardistuse. Õieti tegemist oli külaliikumise ja selle tugisüsteemi kaardistusega. Ehk me teame täna seda, kui palju meil siis on neid külakogukondi, kes aktiivselt tegutsevad, kui palju on külavanemaid, kui palju on külaseltse ja kui palju on külamaju, mida aktiivsed inimesed haldavad. Ja need numbrid on hea baas vaadata ajas, kuidas olukord muutub. Külaliikumine on seda ka varem uurinud, me natukene muutsime täpsemaks metoodikat, aga meie tunnetus on, et täna on need näitajad pisikeses languses, seal võib olla ka teatud mõju haldusreformil, et lihtsalt mitte, et haldusreform iseenesest halb oleks, vaid sellepärast, et on ta tekitanud teatud segadust ja kõhklusi, aga selline on seis ja mingis mõttes võib öelda, et ligi pooled küladest mingil määral siis on ka esindatud aktiivsed, kas läbi külavanema või külaseltsi või ulatub sinna külamajade mõju. Nii et see on see baasseis.
mida varem kunagi kaardistatud ei ole ja mida külaliikumine Kodukant on teinud esmakordselt, on ka uurinud seda, et milline on täna seis omavalitsustes sellest aspektist, et millised mehhanismid ja millised viisid on loodud külakogukondade toetamiseks. Ja see on selline väga, väga oluline lähtepunkt, et ajas vaadata, kuidas need nähtused ja asjad muutuvad. Et mida me avastasime, me kaardistasime tegelikult siis ainult maaomavalitsusi, nii et siit praegu on väljast linnad, et maaomavalitsusi on 69 meil. Aga mida me avastasime, et siis kõige paremini hetkel on sellega, et suurel enamusel kohalikest omavalitsustest on tööl ametnik, kelle rolli hulka kuulub küladega suhtlus. Küll on siin väga suured variatsioonid selles, et kui mõni ametnik on tööl täiskohaga ja pakub ka nõustavat teenust, siis jälle teises kohas on see koormus võib-olla 0,2 ja jõutakse ainult menetleda võib-olla külade toetusi, nii et selle numbri sisse tasub vaadata, et milline on ka selle teenuse või avaliku teenuse sisu. Teiseks me saime teada, et ka väga suurel hulgal omavalitsustel on olemas volikogu või mõningal juhul ka vallavalitsuse komisjon, kes keskendub kogukondadele hea tegevuskeskkonna loomisel just seadusandluse ja määruste mõttes. Ja natukene kehvemad on lood sellega, kui paljudes omavalitsustes on olemas külavanema statuut, sest külavanema statuut volikogu poolt kinnitatuna on see alus, millega külad saavad võtta initsiatiivi ja valida oma esindaja dialoogiks ja partnerluseks omavalitsusega. Siin kindlasti tasub meil veel edasi tutvustada seda võimalust ja omavalitsusi veenda. Paraku kõige vähem on täna siis neid nähtusi, mida me nimetame tinglikult koostöökoguks. Et koostöökogu siis on väga erinevates vormides esindatud eri omavalitsustes, mõnel puhul on tegemist ümarlauaga, mõnel puhul on tegemist sellise koostöökoguga, mis kaasab erinevaid huvigruppe ja samas on ka külade ühendusi, on ka külavanemate ühendusi ja ka selliseid, kes on ennast ka juriidiliseks isikuks teinud ja tegutsevad väga aktiivselt, et sellises MTÜ vormis. Et ka nendesse numbritesse tasub tulevikus sisse vaadata, aga meie ootus on, et kõikides tänastes omavalitsustes tekiks ka selline külade või kogukondade esindusorganisatsioon, et luua võimalus omavalitsusel heaks dialoogiks ja saada tagasisidet sellisel süsteemsemal moel. Nii, ja see on nüüd see taust, mida me antud projektiga ära tegime. Siin oli veel mõningaid suuremaid, väiksemaid tegevusi, aga minu soovitus ka tulevikuks on jälgida, mida Kodukant teeb, sest selle sama projekti raames on meil tulemas ka 2 väga põnevat seminari. Neist 2 me jõudsime ära teha sügisel enne koroona tõusu, et kui te täna siin konverentsil saate kõigest kuulata, mida siin räägitakse ja võib-olla kodus kaasa mõelda, siis sellised koostööseminarid, mida meil on veel 2 tükki tulemas, võimaldavad otse rääkida konkreetse omavalitsuse kogemusest. Ehk me kutsume küla eestvedajaid koos omavalla ametnikega ühisesse ruumi, võimalik, et see saab olema virtuaalruum, et rääkida, kuidas ühes või teises vallas on lahendatud omavalitsuse külade koostöö ja saada üksteiselt häid vihjeid. Aga kokkuvõtlikult öeldes siis omavalitsuste ja kogukondade koostöö on külaliikumise jaoks südameasi, aga me ei saa seda tööd teha edasi ilma oma heade partneriteta, nii et ka tänane konverents on sündinud koosloomes, et
koos siis Linnade Valdade Liidu, Eesti Liiderliidu ja Viroliga ja suur tänu ka kõikidele ettekandjatele, keda te kuulete, sest ma usun, et sellest sünnib väga palju head kõigi jaoks. Aitäh! Ära veel tõtta ära. Ma tuletan kõigile meelde, et kui te lähete sellisele leheküljele, kus saate kirjutada sisse Slido ja seal on parool siis kodu, siis saate esitada sellest keskkonnast küsimusi, mida mina saan ettekandjale esitada. Praegu ühte küsimust ei ole tulnud. Õnneks pääseb päris kergelt. Aga ma ise mõtlesin sinuga kaasa praegu seda, et tegelikult sellel kodukandil on nagu või võrgustikul on hästi oluline roll täita. Ehk mul on ka tunne, et tegelikult tuleb luua ka sellist sobivat keskkonda koostöö tekkeks. See tähendab seda, et riigi kui ka maapiirkondade vahel, aga ka omavalitsejate ja siis kogukondade vahel. Ehk see tähendab seda, et kodukant on täpselt nii tugev, kui tugev on tema võrgustik ja kas see kodukant on kaetud praegu üle Eesti või on mingid kohad, kus pole sellist tugisüsteemi, näiteks, ma ei tea, võib-olla Lõuna-Eestis mõni koht või mis on veel katmata kodukandi poolt? Üks kodukandi võrgustik puudutab seda, mis on tema liikmeskond ja liikmeskonnad ja võrgustikud. Et selles suhtes meil siiski läbi partnerite on kogu Eesti kaetud, et meil ei ole otseselt liiget hetkel Võrumaalt, aga seal on meie partneriks maakondlik arenduskeskus. Aga see ei tähenda, et meil ei oleks nagu üle-eestilist võrgustikus, sest ka see kaardistus andis meile väga hea kontaktide nimekirja, nii et ka seda konverentsi me tutvustasime läbi kõikide nende listide, kus meil on täpselt teada, kes on need ametnikud, kes on külavanemad ja me saame neid alati kaasata, nende arvamust küsida. Nii et selles plaanis meil on olemas võrgustik. Mida me tulevikus tahaks teha, on veel täiendavalt tekitada selliseid võib-olla teemavõrgustikke, et üks nendest kindlasti me tahame võtta kokku ja teha koostööd nende koostöökogudega või koostööühendustega, kes erinevates valdades täna külasid esindavad, nii et see on meil plaanis ja kindlasti ka suhelda rohkem otse nende ametnikega ja pakkuda ka neile häid näiteid ja teadmisi, kes küladega tegelevad, et kaks sellist alavõrgustikku on meie tuleviku tegevus. Nii, aga üks küsimus on tulnud. Väga oluline on kohaliku omavalitsuse tasandil kogukonna esindajate formaat. Aga kuidas on kogukonna sisese koostöö formaadiga, kuidas ja kas need toimivad? No kogukonnad on ikkagi äärmiselt erinevad, et me oleme ka külaliikumisega eristanud teatud ka arengutasemed, et on kogukonnad, kes alles alustavad ja alles loovad neid suhteid ja siin nagu mingit suurt üldistust ei saa teha, et võib-olla kuni siis selleni välja, et on kogukonnad, kes suudavad reaalselt luua töökohti, teenuseid ja oma elukeskkonda parandada ja sellisest näitest tuleb ka täna esineja Virtsu kogukonnast. Nii et me ei saa mingit üldistust teha iseenesest kogukondadele, et siin on olukord erinev. Küll me oleme küsinud ja uurinud sellist asja, et kuidas siis aastal 2018 küsisime, et kui paljud kogukonna eestvedajad tunnevad, et kui tugev on nende koostöö. Ja küsisime koostööd kogukonna sees, see tundus olevat päris hea, siis küsisime koostööd kogukondade vahel ja koostööd omavalitsustega ja siis huvitav oli see, et koostöö omavalitsusega oli sagedasem ja tugevam kui koostöö kogukondadel omavahel. Ja see on küll teema, mida me peame nagu ette võtma, et külade jõud ja külade areng ikkagi väga paljus sõltub sellest, kui hästi nad suudavad teineteist aidata ja teineteisele toetuda ja ühiseid sõnumeid luua. Kuidas nad oskavad teineteist mõista, aga selle mõistmise eelduseks on ju usaldus. Ja nagu ka sinu vastustest või jutust tuli nagu välja, eks ole, et tegelikult ei ole ühesuguste probleemidega kogukondi, ei ole ühesuguste probleemidega omavalitsusi. See tähendab seda,
et nendel erinevatel piirkondadel peab olema ka erinevad võimalused ja nad peavad saama teha ise oma valikud. Just. Ja kõige eelduseks on see, et kogukondade vahel tekib usaldus ja tänasel konverentsil siis kõikide esinejate teemasid lugedes mul tundub, et me hakkame otsima vastuseid, kuidas tekiks kogukondade ja omavalitsuste vahel usaldus, millist on head praktikat ja kuidas saab teineteist toetada, et piirkond oleks jätkusuutlik.